Jätkame järgmise ettekandjaga ja tõepoolest mees Toompealt, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik Marten Lauri. Palun. Tere hommikust, sellist sissejuhatust polegi kunagi saanud mees Toompealt. Faktiliselt muidugi kõik õige. Marten Lauri, mina Riigikantselei strateegiabüroos töötan. Hea meel siin täna hommikul olla. Avatud valitsemine sobib, ma arvan, siia info teabepäeva konverentsi teemasse väga hästi. Avatud valitsemine, avalikud andmed, avalik teave ja avaandmed, nii et kes tahab tähelepanu pöörata, et lugege kokku, siis päeva jooksul mitu korda mainitakse Eestis, et ava. Auhinda pole, aga osalemisrõõm jääb. Kui veel nagu ei ole selge, et siis kuidas need kolm teemat omavahel seotud on, et kui avatud valitsemine kõige laiemas mõistes tähendab riigi juhtimist siis ausalt, läbipaistvalt, koostöös siis elanikega, siis avatud juhtimine on võimalik ainult siis, kui info, need andmed, mida siis võimu teostamiseks kasutatakse, on kättesaadavad. Ja kolmandaks, avaandmed on üks selline praktiline tööriist, praktiline väljund, kuidas avatud valitsemist siis teostada. Enne kui edasi lähme, kujutage ette ühte riiki. See riik ei saa olla Eesti. Selles riigis, mida te praegu ette kujutate, seal tehakse otsuseid küll väga efektiivselt, aga üleöö neid põhjendamata, neid tehakse kinnistes kabinettides, ilma osapoolteta läbi arutamata ja see info, need andmed, mida otsuse tegemiseks kasutatakse, on teada ainult neile, kes otsust teevad. Sellest riigist me täna ei räägi, sellepärast et see riik ei ole Eesti. Avatud valitsemine kohtub siis Eesti pikaajalise arengustrateegiaga Eesti 2035 ja need kohtuvad väga sageli, sellepärast et need mõlemad veab eest Riigikantselei. Aga nad ennekõike puutuvad kokku seal, mis puudutab siis avalike teenuste kvaliteeti, seda, et kuivõrd uuenduslikud meie Eesti avalikud teenused on. Ja avatud valitsemine ei ole ainult osalemine, kaasamine, ei ole ainult avalik teave, andmed. See puudutab erinevaid teemasid, näiteks ka korruptsiooniennetus, millega mõnel riigil on rohkem probleeme kui teistel. Aga see puudutab ka seda, mida Ott oma esimeses ettekandes korra mainis, et asjadest lihtsalt arusaadavalt rääkimine. Ma olen korduvalt osalenud aruteludel, kus ennekõike kodanikuühiskonna inimesed kurdavad, et riik saadab neile näiteks, ma ei tea, kohtumäärusi MTÜ mingite registritoimingute tegemisel ja seal on 3 lehekülge teksti ja sa ei saa aru, mida sa tegema pead, kui üldse. Aga avatud valitsemine ei ole ainult eesmärk omaette. Avatud valitsemine mõjutab näiteks ühe arenguseire keskuse hiljutise lühiraporti siis põhjal seda, et kui konkurentsivõimeline riik on. Ehk et sama raport toob välja, et edukamad on need riigid, kus inimeste vahelist vastandumist või inimeste ja riigi vahelist vastandumist on vähem, kus selliseid ühiskondlikke lõhesid on vähem. Avatud valitsemine mõjutab ka seda, kui kestlik riik on. Ehk et kui riigis on selline teerullipoliitika, otsustega sõidetakse üle nendest, keda need otsused puudutavad, siis see ohustab riigi sellist kestlikku toimimist. Kui me avatult ei valitse, siis see loomulikult ohustab ka meie hakkamasaamist eriolukordades. Ehk et teisisõnu nii-öelda tavalisel ajal me peaksime keskenduma sellisele koostöö kvaliteedile selleks, et kui oleme olukorras, kus aega on vähe, siis me saaksime seda koostööd ja usaldust heas mõttes ära kasutada ja otsused teha kiiresti, kui aega on vähe.
Pole ilmselt üllatus, et avatud valitsemine mõjutab ka üldist usaldust riigi suhtes. On toodud välja seda, või tähendab, selge on see, et mida madalam usaldus on inimestel oma riigi vastu, seda keerulisem on riigil oma reforme siis ellu viia, nendele toetust leida. Ja laiemalt mõjutab ka avatud valitsemine seda, et kuivõrd turvaliselt elanikud ennast tunnevad riigis, sellepärast et mida suurem on inimeste selline ühtekuuluvustunne, seda parem on nende inimeste vaimne tervis ja ühiskonna valmisolek kriisideks ka. Nüüd, nii nagu ka avaandmete puhul, Eesti oli OECD võrdluses esirinnas ja justkui nagu polekski midagi teha vaja, et siis avatud valitsemisega on natuke sama lugu. Eesti on liitunud üle 10 aasta tagasi rahvusvahelise algatusega Open Government Partnership, eesti keeles avatud valitsemine partnerlus, ja meile vaadatakse seal ikka väga alt üles. Kõik meie digilahendused, kõik meie osalemisvõimalused, mille üle me ise võib-olla mõnikord viriseme, ei ole rahul, tahame enamat, need on mõnes riigis täiesti enne kuulmatud. Üks näide, mis ei ole küll otseselt avatud valitsemisega seotud, aga ühel siis kohtumisel Euroopa kolleegidega jutuks tuli, oli siis see, et vist oli Portugal, kui ma ei eksi, ütles, et meil on nüüd suurepärane asi. Enam ei pea minema 3 korda kuskile ametniku juurde selleks, et oma mittetulundusühingut registreerida, vaid nüüd on noorte ühendustele loodud ülilihtne võimalus. Ainult 1 korra peab käima ametniku juures selleks, et MTÜ-d asutada. Ma siis võtsin sõna, ütlesin, et aga tulge Eestisse, et meil ei pea kordagi üldjuhul kuskile ametniku juurde minema, et saad kõike teha internetis. Ja needsamad ka näitajad, mis eelmises küsimustest läbi käisid, äriregistri andmete kättesaadavus, see kõik on mõnes riigis täiesti ennekuulmatu. Aga nagu öeldud, Eesti on liitunud avatud valitsemise partnerlusega, me oleme võtnud selle suhteliselt aktiivse rolli 2 aastat ja 1-2 kuud tagasi toimus Eestis ka selle teemaline tippkohtumine, kus enam kui 2000 või umbes täpselt 2000 inimest avatud valitsemise teemadel siis Eestis arutles. Ja me oleme täna siis ka selle organisatsiooni juhtkomitees, mis tähendab seda, et meil on võimalus siis ka suunata seda, milliseid ootusi teistele riikidele, enam kui 70 riigile rahvusvaheliselt siis seatakse. Ma mainisin enne korraks, et avatud valitsemine mõjutab seda, et kuivõrd inimesed oma riiki usaldavad või kuivõrd suur on selline üldine usaldus riigis. Loomulikult usaldus valitsuse vastu ei sõltu ainult sellest, kui avatult riiki juhitakse, et siin seda võib mõjutada kallid hinnad toidupoes, hirm sõja ees, midagi kolmandat, aga see siiski on üks komponent. Eelmise aasta suvel avaldatud OECD usaldusuuring tõi välja, et Eestis usaldab valitsus 38% inimestest, esinduslik valim. Ja olgugi, et see on selline OECD keskmine, siis see on paari aasta taguse ajaga langenud 9% punkti võrra. Et kõik ausalt ära rääkida, siis see langus on toimunud enamikes demokraatlikes riikides, mitte ainult Eestis, aga näiteks Rootsis usaldab valitsust 43%, Soomes 47%, ja kuna meil alati meeldib ennast võrrelda ka Lätiga, et alati sageli Põhjamaadest me oleme maas, aga et kuidas see Lätiga lood on, et Lätis kasvas usaldus valitsuse vastu, aga on väiksem kui Eestis, nii et oleme ühesõnaga selles osas vähemalt on kõik hästi. Aga et seda nagu probleemi illustreerida, kui me kuskilt siit niimoodi minu juurest teeme selle saali 5, siis selle uuringu põhjal see 5 siin paremal vasakul pool, kui vaadata, teie usute, et tänane poliitiline süsteem võimaldab teil otsuste tegemises kaasa rääkida ja teie ei usu seda.
asi ei lähe paremaks siis, kui me vaatame seda, et kui palju inimesi usub sellesse, et kui valitsus mingisuguseid otsuseid ette valmistab, siis ta ka päriselt küsib tagasisidet ja kaalub selle läbi. Täpselt sama seis. Et ma arvan, et siin on meil kõigil anda oma panus sellesse, et see joon siit vahelt nihkuks ikkagi teisele poole natukenegi. Meie Riigikantseleis püüame seda joont nihutada siis oma tegemistega avatud valitsemise partnerluse raames, mille üks põhiline väljund on avatud valitsemise partnerluse tegevuskava. See, mida me oleme nüüd koostanud ja hea meel on see, et ma olin kui ma selle kutse siia sain, siis ma olin veits nagu kõhklev, veits isegi võib-olla hirmul, et ei tea, kas me ikka oleme selleks ajaks eelnõu valmis saanud ja kas on ikka midagi sellest rääkida. Et selle üle on hea meel, et see eelnõu on kooskõlastusringil arvamuse avaldamiseks eelnõude infosüsteemis ja Riigikantselei veebilehel. Eile oli veel esiuudis Riigikantselei veebilehel. Võib-olla tänaseks on midagi muud Eestis juhtunud, aga et on kooskõlastusringil ja ootab tagasisidet kuni 6. novembrini kaasa arvatud. Aga et tagasi minnes sinna, et avatud valitsemine tähendab siis võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega, siis me oleme selles tegevuskavas võtnudki 2 suunda, ei midagi revolutsioonilist, aga et me siis arendame oskusi, eelkõige ametnike oskusi, mis aitavad siis avalikul sektoril avatumalt tegutseda, kaasavamalt tegutseda. Ja teiseks paneme rõhku siis ka sellisele taristu või sellise soodsa keskkonna loomisele, mis siis avatud valitsemist toetab. Ma mainisin, et Eesti digilahendused on saanud palju kiita. 3 sellist tähtprojekti ja kui kellelgi on hea mõte, kuidas flagship project'it eesti keelde nagu paremini tõlkida kui tähtprojekt või lipuprojekt, siis andke teada. Aga kindlasti üks, mida välja tuua, on rahvaalgatus.ee portaal, mis võimaldab, võib-olla olete isegi mõne allkirja seal andnud, mis võimaldab siis saata kollektiivse pöördumisi Riigikogule ja kohalikule omavalitsusele. Teine muidugi minu omavalitsus.ee, mis annab võimaluse võrrelda seda, et kuidas sinu kohalik omavalitsus või mis tahes kohalik omavalitsus teistega suhestub. Ja 3, mille üle me oleme ka varem olnud uhked, on siis riigiraha rakendus, kus sa näed seda, et kuhu siis piltlikult sinu raha läheb. Tõsi, kui ma seda pilti siia slaidile otsimas käisin, siis oli seal ees hoiatus, et see tarkvara, mida kasutatakse seal aegub ja täpselt ei tea, mis edasi saab sellest, aga see ei vähenda selle nagu olulisust meie nagu ajaloolises mõttes, nii et ma loodan, et selles osas läheb midagi edasi, ma hetkel täpsemalt ei tea. Ja kui korraks me ei jõua pikemalt sellesse tegevuskavasse minna, kes tahab, saab üle vaadata ja ühesõnaga siis arvata või küsida, aga sihuke kiire ülevaade, et see tegevuskava on suhteliselt lühikene, kui ma õigesti mäletan, siis mahtus ta äkki 20 lehe peale ära. Seal on siis 2 lubadust, mida võib võtta kahe sihukese teemablokina. Ja nende lubaduste all me oleme kokku siis sõnastanud 7 tegevust, 3 neist siis puudutavad oskuste arendamist ja 4 neist siis puudutavad sellise taristu loomist. Mida ma siit võib-olla välja tooksin, on kindlasti sama eelkõige ministeeriumi ametnikke, kelle töö igapäevaselt on mingisuguseid eelnõusid või algatusi ette valmistada, et nende siis koostöö ja kaasamise oskuste edendamine, parandamine. Meil on selleks kauni nimega, täna kauni nimega toetusmeede nimega koosloome arengukiirendi, seda me natukene kohendame ja selleks, et ta vastaks ootustele. Ja võib-olla teisena, mida ma tooksin välja, on siis see, mis on siin slaidil punkt 2.1, et me kasutame andmeid ja uusi tehnoloogiaid otsustamiseks, et siin
on Riigikantselei eestvedamisel valmimas ennekõike esimese hooga küll tööriist ametnikele, selline, nimetame teda tark teksti otsing, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et sul on võimalik tööalaseks kasutuseks leida minutitega, võib-olla isegi kümnete sekunditega vastuseid siis küsimustele, mis aitavad sul teha siis tõenduspõhist poliitika kujundamist, et mingis mõttes võib mõelda seda kui sellist riigi enda loodavat tehisintellekti rakendust, mida saab siis samas nagu turvaliselt kasutada ja ei pea kartma, et need põhjendatud AK-märkega dokumendid kuskile levima lähevad. Mitmeid alategevusi puudutavad sealt ka andmeid ja avaliku teabe kättesaadavust, mida siin slaidil ei ole. Näiteks oleme sinna ka siis tänu Riigi Tugiteenuste Keskuse valmisolekule lisanud ka ministeeriumite ühisele dokumendiregistri dokumendi halduskeskkonnale ülemineku ja veel üht-teist, nii et 6. november ootame teie ja teiste tagasisidet. Nii et kui nüüd tulla tagasi lõpetuseks selle riigi juurde, mida te ette kujutasite, et siis ma arvan, et võib üsna kindlalt öelda, et Eesti on selles riigis, mida te ette kujutasite, ikka päris kaugel. Aitäh! Sulle endale küsimus, milliseid avaandmeid sina tavakodanikuna kasutad kõige rohkem? Muidugi see rattateede asi kõnetas mind ka väga, et oleks tegelikult ju põnev näha, et kus on ummikud hommikul rattaga tööle tulles, aga jah, isiklikult ma kasutan väga palju äriregistrit, sest et seal on aeg-ajalt infot, mida on tööks vaja. No vägev. Aga mõned küsimused ka siia kiirelt. Kõige populaarsem küsimus, Open Government Partnership oli president Obama algatus. Kas see formaat elab ka Donald Trumpi üle? See formaat on ühe korra juba Donald Trumpi üle elanud. On arutelusid, et mis Ameerika Ühendriikidest saab selles organisatsioonis, aga täna ühtegi põhjust väita, et see liikumine ei jääks elama, ei ole. Nii et ühesõnaga täna kõik usinasti töötavad selle nimel, 70+ riiki aeg-ajalt. Afganistani me arvasime välja, ei vastanud avatud valitsemise põhimõtetele, aga enamik ikkagi on kenasti pundis. Kas Afganistanist üldse tuleb mingit infot, kuidas neil läheb seal või? Ei, see oligi põhjus, et lihtsalt aeg sai täis infot anda. Asi klaar. Mis on saanud andmepõhise otsustamise projektist? Andmepõhise otsustamise projekt elab ka, nii nagu Open Government Partnership. See on tegevuskavas sees. Me püüame seda jupphaaval seda elevanti süüa. Peast praegu jään vastuse võlgu, mis tähtajaks sinna tegevuskavasse sai, aga ühesõnaga see tuleb. Show of hands, kui paljud riigiametnikud usuvad, et valitsus on valmis arvestama nende arvamusega? No palun, mina üksinda pean kätt tõstma või? Kui ma saan aru, et... Lausa 4 inimest on öelnud, see on praeguse edetabeli kõige populaarsusest teine küsimus. No aga teeme siis selle harjutuse läbi siin, kui ma aru sain. Jaa, kui paljud riigiametnikud usuvad, et valitsus on valmis arvestama nende arvamusega, käsi püsti? Ma möönan, et on mingeid küsimusi, kus selle arvamusega arvestamine on lähiajaloos olnud kasin, aga suures plaanis ma usun küll seda. Nägid, need käed olid tõesti kuidagi sellised? Ma nägin kõiki käsi siin, ma ei tea, mis... Olgu, aga veel jõuab kiirelt siit, mida kujutab endast turvaline andmetöötluskeskkond? Turvaline andmetöötluskeskkond kujutab endast seda, et sa saad seal, ma ei ole andmeekspert, sellepärast natuke hakkasin kogelema selle küsimuse peale, aga et see tähendab seda, et sul on võimalik võib-olla mingeid delikaatseid andmeid vaadata, kuidas nad välja mängivad, kuidas nad annavad sulle neid vastuseid ilma, et Andmekaitse Inspektsioon pahandaks. Ja veel võtame siit, mida peaks
tegema avaandmete valdkonnas, et avatud valitsemist toetada? Ma arvan, et need asjad, mis Justiits- ja Digiministeerium on valitsuse tegevusprogrammi saanud ja neid on palju andmete valdkonnas ja millest siis olulisemad me koos Oti ja tema meeskonnaga tegevuskavasse oleme pannud samad avaandmete siis nimekirja laiendamine, väärtuslike avaandmete teema. Ma arvan, see on praegu nagu väga, väga hästi. Aga nagu öeldud, et rahvusvahelises mõttes me ei peaks midagi tegema. See on hea otsus, millega lõpetada. Aga me teeme. Marten, suur tänu selle ettekande eest.